Tere, mina olen Hans. Ja mina olen Hanna. Meie oleme Kilingi-Nõmme gümnaasiumist. Tegelikult peaks meiega täna siin olema ka veel Rasmus, aga tema on reisil. Aga asume siis asja kallale. Kellele teist maitseb jäätis, käsi püsti? Mulle tundub, et siin vist ei ole tõesti kedagi, kellele ei maitseks jäätis ja meile ka väga maitseb jäätist ning just sellepärast me teemegi täna jäätist. Alguses me siis teeme jäätist, siis me räägime, miks siin juhtub ja kõige lõpus räägime faktidest ja küsime küsimusi ka veel. Kas keegi teist on kunagi varem ise teinud jäätist? Kuidas te seda näiteks tegite? Hästi. Mulle teab see laagris päris ammu, et ma vist ei mäleta. Aga ma mäletan, kasutasime mingit kuiva jääd selle jaoks, kuna see on hästi külm, külmutab hästi rõttu. Me igatahes täna kasutame soola ja jääd, mis siis külmutab koore, mis on suhkruga ja vaniljasuhkruga segatud, et tuleks jäätis. Aga et kõigest parem minevat saada, siis palun kõigest head õuaega. Kas meil on vabatahtlikke ka, kes tahaksid tulla jäätislapsi tegema? Võite tulla? Keegi võiks veel tulla. Võite mõelda. 11 võib võtta sealt ühe gripikoti, sealt siit. Ja keegi teine võib teha vahukorrapaki lahti. Siis hoia seda seal tema juures, siis ta saab selle sinna sisse vaada. Vala kõik sinna sisse ära. Järgmine võib võtta siit suhkru ja tõsta lusikaga sinna suhkrut sisse. Minul see seostus kohe selle Katrin Saage materjalidega, see on see meie naine Helsingis, kes soomlaste jaoks on välja töötanud selle huvihariduse ja üldhariduse omavahel lõimimise ja STEM-stiiniks lõimimisele suundumisi. Siis paneme vaniljasuhkrut ka ja kodus võib muidugi, kui te tahate seda teha, te võite panna ka näiteks kakaod või mingit moosi, kui teil maitseb mingi teise maitsega jäätis. Keegi võib võtta selle sama lusikaga siit, siis võib panna seda ka sinna. Kui palju? Tunde järgi. No nüüd vist aitab. Sa võid selle siit kinni panna, kui sa saad. Kui tahad abi, siis me paneme selle koti pealt teibiga kinni ka, sest et muidu see sool ja jää, see soolavesi läheb siia sisse ja siis ei tule mitte magusjäätis, vaid see sool läheb siia kõik sisse ja selles suhkrus pole mingit tolku, mis me siia panime. Sa võid selle panna siia karbi sisse. Ja 11 võib võtta sealt ühe paki jääd ja selle lahti lõigata. Ma panen niimoodi, et oleks nagu peaaegu täis, aga mitte täitsa täis. Kas? Jah. Kas tead, et see on soola ja... Ja siis panna päris palju seda. Ise panna. Ja nüüd on päris hästi. Siis võib ka panna karbile kaane peale. Ja nüüd tuleb seda hästi palju loksutada, et see sool ja jää omavahel seguneksid ja suhkur seguneks koorega, aga kuna see loksutamine nagu tekitab hästi palju müra, siis kas see vabatahtlik, kes tahaksid loksutada ja minna uksest välja seda loksutama? Võite oma mingi sõbrad kaasa võtta või üksida ei peaks minema. Tehke üks teema ära enne ka palun. Jah, aga enne me paneme teibiga kinni, et siit ei tuleks see soolavesi välja ja pärast ei oleks siin mis kõik veega koos. Ja siis seda tuleb loksutada hästi tihedalt, et see ikkagi, kui loksutada niimoodi aeglaselt, siis tal läheb hästi kaua aega, nagu lõpuks ikkagi tuleb jäätis, aga mida kiiremini tuleb jäätis, seda parem on. Nii, ja seda tuleks loksutada nii. Hästi tihedalt, et
ja et ei jää vahepeal pausi sisse. nii, aga nüüd mina räägin siis sellest, mis seal karbises juhtub. See on niimoodi, et seal segunevad siis soola ja jääosakesed. Aga kui jää hakkab sulema, siis ta võtab energiat endale juurde. Aga kui ta hakkab külmuma, siis ta annab energiat ära. Aga seal on ka sellised osakesi, jääosakesi, mis siis on katkised. Ja need katkisosakesed võtavad ka endale energiat juurde. Ja see energia kadumisel siis tekib, see siis hakkabki seda, sellepärast hakkabki siis jää siis külmemaks minema. Aga kas keegi teist teab, mis päeviti ostetakse kõige rohkem jäätist? Palgapäeviti. Kõik on väga head pakkumised, aga kõige rohkem ostetakse jäätist pühapäeviti. Kui suur oli maailma kõige suurem siis jäätisplombiir? Mitu tonni? 3,5 tonni. Vähem. 10. Veel rohkem. 20. Peaaegu. Peaaegu. 22. Õige vastus on 24 tonni. Meeldis, et oli selle teemalisi nuputamise ülesandeid hästi palju juurde toodud ja meeldis ka, et ikkagi jõuti ka teooriani, mitte et ainult, et teeme valmis, et mõelge ise kuidas ja siis seostasid ka eluga, et näete, et teil õues on sellised temperatuurid ja siis panete soola, et siis samamoodi läheb samamoodi nagu meil siin jäätisega. Aga lähme vaatame korraks, kuidas nende loosutajatel läheb ja keegi teine tahab loosutada, siis saame vahetada. No nüüd on niimoodi, et ilmselt see on natukene soolane tõesti. Kodus siis võib proovida niimoodi teha, et ei läheks katki või panna sinna veel midagi nagu paremat ümber. Proovime. Aga kes tahab? Ja proovime. Võtke niimoodi, et kõigil jääb soolad natuke oleks siin. Ei ole. Täiesti nagu jääb. Mis mulle väga meeldis jälle oli see, et kui oli see automaatne rutiinide ja lärmi tekitav, et see periood sisustatigi nende samade ajaloost võetud selliste mõistatuste ja nuputamisülesannetega, et nad oskasid protsesse omavahel niimoodi kokku sobitada, et ei tekkinud sellist auke. Aitäh tähelepanu